koorilaulu sõbrad. Tänasel jüripäeva õhtul oleme me kogunenud siia, et tähistada Põltsamaa linna segakoori Heli 165. sünnipäeva. Ja teie ees on ühendkoorid, kes siis täna alustavad koos segakooriga Heli. Ja kuulsite Veljo Tormist tema loodud laulu Lauljad otsitakse, solistiks oli Õli Arvoja ja juhatajaks Sirje Georg. Aleksander Lätte, laul Rõõmule, sõnad Juhan Kunder, juhatab Inge Peters. päev 1840. aastal. Nii kirjutas kohalikus laulu- ja mängulehes Martin Andreas Vilberg
kes oli ka koori asutaja ja esimene juhataja. Gustav Ernesaks, heli, sõnad Johan Liiv, juhatab Külli Karas. Meie kool on kontserte kogus ja võõrsi. Kooli laulmisega on läbi aegade tähistatud väga mitmesuguseid üritusi ja tähtpäevi.
1857 kirikuõpetaja Karl Maurachi korraldusel saivad Köster Vilbergi poolt kontserdid vaeste hääks toime pandud. 25. september 1894 esines koor näitusmüügil Vene õigeusu kiriku ümber ehitatava raudlaia hääks. 17. august 1924 esineti Põltsamaa vabaduse ausamba avamise pidustustel. 12. oktoober 1941 esinemine Põltsamaal õiguse tänupüha jumalateenistus. Meie kooli tegevuses on olnud tõuse ja mõõr. On teada, et aastatel 1853-1863 oli Põltsamaal kooril olnud väga õitsval järjel, nii et kontsert järele võis anda, mida rahvas murruna kuulama ilmus. Koorijuhid ja lauljad andsid omast parima. Kauaaegse Aldi laulja Anna Kutsa jutustuse järgi kestnud proovid sageli hommikuni. Nii et koorijuht Juhan Meid, kes oli samal ajal Mälikule mõisa valitseja, läinud kevadel mõnikord proovid otse põlluda. Juhan Meini juhtimisel saavutas Põltsamaa segakoor võistu laulmistel 5. ja 6. üldlaulupeol vastavalt 2. ja 1. koha koos Noorbergariga. Et see suur võit kergesti ei tulnud ja kooli kunstilisest tasemest kõige paremat kõnele võib järeldada üldlaulupeo kunstilise küljele antud hinnangust. Mis puudutab 1896. aasta laulupidu kunstilisse küljesse, siis ei leidnud sellest midagi laimata. Iseäranis kiitust teenis selle üldlaulupidu võidulaulmine, millest Johan Kappel hiljem tunnistas, niisugust võidulaulmist ei ole laulupidudel veel olnud. Me oleme õnnelik koos selles suhtes, et meie kooril on 165 aastaks olnud kokku ainult 16 dirigenti, kellele 7 esimesed olid mehed ja 9 järgmised olid naised. Koor laulis esimesed 100 aastat ainult 3 dirigendi käe. Kui lisada juurde Martin Vilbergile, Juhan Meinile ja Jaan Petersen Põldrale veel Heli Martini 41 aastat dirigenti, siis 141 aastat ja 4 dirigenti. Kui kooriga tegeles viimastel aastakümnetel korraga 2 ja mõnel aastas 3 dirigenti, siis koori tase oli tõusuteel. Endine lauluveteraan Hans Kilmen on meenutatud. Meid pole keegi veel nii utsitanud kui Tiina, kes pani passi tornise laulu külakuuled püsti teatud fraasi laulu alul ridade kaupa, siis 3 korda, siis 2 korda ja lõpuks 1. Muide samast aega kuulub ka teine Hans Kilmeni tähelepanek, kui haruldane nähtus koori proovide ajaloos. Hans ütles, midagi on korrast ära, nii imelik on määrega laulda, kui naised juttu ei aja. Tegelikult põhjuseks oli asjaolu, et Tallinn filmi meeste prožektorid põlesid, kaamerad surisid ja magnetofonid sahisid. Ja selle tulemus oli koori 140. aastapäeva tähistamisega omistati Põltsamaa koorimeeskakorile Heli rahvakoori nimetus. Järjepideva laulmise isegi oluliseks tunnuseks on koori lauljate püsikoosseis. Laulu- ja mängulehest võime lugeda, et kui Karl August Erman 1864. aastal Põltsamaa segakoori liikmeks Aldi laulida sai, siis laulsujad pea kõik need samad mehed alles ligi, kes ka koori alguses 1840 juba olid ühes laulud. Kõige kauem, 54 aastat on meie kooris laulnud üldlaulujude võidulaulmise osavõtnu Anna Kutsa ja eelmine koorivanem Leo Vänn. Üle 50 aastast staažiga on veel endine laulja ja abidirigent Aleksei Katma ja tõsine lauluveteraan Paul Õll. 20-30 aastast staažiga laulja on olnud väga palju. 2 maailmasõja vahelisel perioodil oli endise dirigendi Ville Malari sõnul lauljate pere kindel ja muutmatu. Meie laulukoor on laulnud kõikidel üldlauludel, alates 4. Kõikidel erakooli lauludel, rohkem kui 30 kohast toimunud piirkondlikel ja kohalikel laulupäevadel, sealhulgas ka Lätis ja Leedus. Neist paljudes kohtades kordunud.
On osaletud 15 inimeste kooride kokkutulekul ja viimasel 60 aastal on osaletud sõpruskontsertidel 16 kooriga. Nende seas ka koorid Lätist, Leedust ja Soomest. Kui lisada siia juurde veel koori ekskursioonid nii Eestimaale kui väljaspool Eestimaad, siis koor on ratastel maha sõitnud 1000 kilomeetrit. Kuid kõik sõidud ei lõppinud kõige parem. 1947 ei saanud osa koori Viljandist laulupealt tagasi ja liiklusinspektorid ei lasknud meie transportinud purjus autoga Tiroolile. Tuli oodata hommikul. 1962 Lätist Palverani laulupealt tulid mõned meie rajooni juhtivad tööd varem tühja autoga ära ja kolmandik oli jalameesteks. Lätlaste võistlev jalamees järgmisel päeval toimub. Põltsamaa segakoori heli on omad traditsioonid ja tavad. Alates 1965 aastast algab iga kooriproov montolaulust. Koolile tervitatakse lauljaid nende sünnipäevadel. Lauluga on kaunistatud lauljate juubelid ja abielumistseremooniaid. Lauluga on aidatud leevendada reedajate valu nende lähedaste viimasel teekule saamisel. Meie kooli 165 aasta pikkusest ajaloost võiks rääkida veel palju, kuid täna pole see päev. Aga ajalugu on ka see, et üks laulumees tuli oma pulvapäeval Jõgevale kortsidel laulma ja sai tagasi halva ilmaolude tõttu alles järgmisel päeval. Pulmapidu teeti ilma peeglikuks. Ajalugu on seegi, et Valjelas toimunud kontserdil 1959 vajus üks laul nii ära, et atsitseid viimased sõnad laulda kõige madalama bassi hääle. Ja Jõgeval 1981. aastal tõusid Tormise küla kuuletele poolteist tooni kõrgemaks. Täna tähistame Põltsamaa segakoori heli 165. aastapäeva ja minu soovi nüüd lauljatele oleks. Koorid teeks laulu nii üle, nii ilus. See vahendab meele, mured südames sinu. Oma kooris seistes uhkust ilustab sind. Avad suu ja sööstad muusikasse kui hitt. Tänan. Edward Elgan, Ave Verum Corpus, solist Ellen Janikesi, klaveril Taimi Gerasenko, juhatab Sirje Reet Georg. Oh,
Gustav Ernesaks, sõnad Kersti Merilaas, Rukkilill. Kambja segakoor. Nad on ise valinud enda tutvustavasse brošüüri, mis anti välja möödunud aastal koori juubeliks, Heino Rannapi sellised sõnad. Muusika, kui otsida võrdlusi, on igatsuste saar, kus üksik või paar sulab helluses, uueneb helide lummuses. Ja mõni sõna külalistest. Esmakordne kohtumine Põltsamaa helikoori ja Kambja koori vahel toimus 17. septembril 1994. aastal. Kambja laulukoori 200. juubelil. Järgmine kokkusaamine oli juba 2000. aastal sõpruskontserdil Kambja kirikus. Kolmas kohtumine oli läinud aasta 210. juubelil. Teile esineb Kambja segakoor. Ferdinand Mühlhausen
sõnad Martin Körber, vaikne, kena kohakene. Juhatab Liisa Sõõro. Vee ja soola saaga, Aivar Joonas autoriks, juhatab Külli Karask.
juhatab Riina Mankin. Johannes Kappel, sõnad Julie Wilhelmine Edberg, oleksin laululind. Asutati Suure-Jaanis laulu- ja mänguselts Ilmatar ja see loodi kohaliku meeskoori baasil. 3 aastat hiljem aga hakkas meestel igav ja võeti ka naised laulma ja nii sündiski segakoor 1890. Ja iseäraline side on Põltsamaaga veel, et selle laulukoori loojaks ja esimeseks juhatajaks oli Joosep Kapp, Põltsamaal sündinud mees. Ja lauluõpetajaks hiljem Põltsamaa segakoori juhatanud Juhan Meil. Villem Kapp, sõnad rahvaluulest. Sina kena tammekene. Alleluia.
süttima, silmadki särama, hääledki elama. Hakkame laulema. Ja teie ees on taas päevalaps, segakoor Heli, Karl August Herman, kevadene püha, juhatab Sirje Reet Georg.
Jüri Leesment, Väike Merineitsi. Juhatab Riina. Thank you.
te jätkaksite sellist elustiili, kus loomulikuks osaks on saanud laul ja kooriproov. Ja lilled tahan kinkida teie dirigentidele, sest kui teil jätkub särtsu ja sädet tulla koori ette, siis lauljad tulevad ikka järele. Et olge tublid ja tehke oma dirigentidele rõõmsalt edasi. Ja siia on salvestatud 2004. aasta üldlaulupeo kontserdid. Tahaksin selle kinkida Kultuurikeskusele sooviga, et ka Kultuurikeskuse töötajatel jätkuks jõudu, tahet ja koostööd seda koori ja pupi traditsiooni siin edendada. Aitäh! Külalised, saalis viibijad. 165 aastat on pikk aeg ja Peeter siin ütles, et sünnipäevalaps, et kui vana see laps siis 135 aastat on. 165 aastat on Eesti elus olnud üks väga huvitav ja otsimiste aeg. On olnud erinevad riigikorrad, on tahetud erinevaid kultuure ja võimusi, mille peale tulla. Kuid kõigi nende aastate jooksul on ikkagi Eesti laul kõlanud siin Põltsamaal. Ja see on muidugi ime. Ja ma tahaks teile soovida Põltsamaa linna poolt jätkuvalt sellist südikust, tahet esineda, õppida uusi laule ja nakatada publikut, nagu te täna seda teinud olete. Aitäh teile ja edu! Külalised. Mina Põltsamaa vallavalitsuse esindajana tahan tänada teid toreda kontserdi eest ja loodame, et laulate veel 165 aastat ja selle vähem dirigente, võimalikult vähem dirigente oleks hea, eks ole, nagu te kuulsite, et dirigendid on teil tõesti olnud väga tublid ja kui ma mõtlen, et kui teil ei oleks siin seda koori, siis me peaksime omale vallas looma ühe koori, sellepärast et ma näen siin heal meelel, et laulab ka mitmeid vallainimesi. Ja dirigentidele jõudu ja edu ja teile kõigile jõudu ja edu, et teie read jälle täieneksid. Ja tuleks uusi noori lauljaid. Tere kool! Me tuleme kui kahe mehed. Me oleme siis nüüd kahekesi 140 aastased. Tulime oma aitäh korraga kontserti eest ja soovime teile edaspidi jaksu. Meil püüame küll teile järgi jõuda. Ja kui kena on, et on kuulajaid, tähendab, Põltsamaal peab koor olema. Te jutustate, et juubel on ära, siis enam ei laula. See on absoluutselt vale. Mis siis saab? Aga mina loodan, et 5 aasta pärast on 170, iga aasta vahepeallas olla. Aga 5 aasta pärast on
ja ma tahan siis küll tulla teid kuulama ja ligi tooma ja see asi läheb edasi, kui te kõik seda soovite. Ja väike õpetus selleks, et igaüks võtte omale südame asjaks, et kutsuge mõni hea sõber kaasa. Ja siis läheb asi edasi. Ja siis te ei tunne häda, et meid jääb väheks ja nii edasi. Ei ole vähe, teid on küll ja te laulate ilusasti. Tänu teie koorijuhtidele ja et see lugu edasi kestab. Selleks ma tahaks suurelt tänud ütelda Harrile, kes seda vankert veab. Siin on tema elu, siin on tema looming, ja lisaks möödunud suvistele kohtumistele Kambjas on meil väike kassett ka sellest laulupeost. Kõike head teile! Ja mul on tõesti hea meel, et nii pikki aastaid on üks kollektiiv koos püsinud. Ja küllap on ta koos püsinud ikka sellepärast, et teil on armastus muusika vastu, armastus laulu vastu ja teil on olnud, et teil on täna ja teil on ka varasematel aastatel olnud nii toredad dirigentid. Ja veel tahaksin tänada ühte poissi, kes te julgavad tarvilises reas on. Harri, kes ise on selles kooris laulnud 40 aastat ja paarkümmend aastat on sellest kroonikat pidanud ja viimased aastad koorivanema ameti. Nii et küllap on ka sellepärast see koor ka koos seisnud, et teil niisugune poiss hulgas on. Aitäh teile kõigile ja loodan, et teil jätkub lusti laulmiseks veel kümneteks aastateks. Jõudu! Head naabrid üle ojalt, ehk siis teist poolt oja, meie poolt vaadates. Ma pean tunnistama seda, et ma ei oska eriti midagi tarka ütelda 165 kohta. Isegi kui ühe ära võtta, ka 65 aasta kohta ei oska ma suurt midagi kosta. Aga ma tean, et heli, lisaks ka muusikale on väga ilus tüdruku nimi. Ja mul on hea meel, et nõnda head mehed on nõus seda nime kandma. Et te olete hoidnud, ja Põltsamaa koguduse ja ka meie segakoori poolt,
kes on praegu ka kontserti esinemisel Viljandis hoopis, annan ma teile südamest õnnitlused, tänud, aitäh ja soovin, et need helid kostuksid siit majast või siis teistpoolt jõge ka meie kirikust ikka edasi ja nõnda nagu see on. Palju õnne ja palju õnnistust ja lõpmata suur tänu, et olete olemas. Kallis sõjakool heli, mulle imponeerib kõige rohkem seda, et see Põltsamaal on nii, ma ütleksin, ettevõtlikud ja vahvad naised. Ma mõtlesin, et meil Suurealis ikka enne seda ikka kõige suurem ikka vana koor ja Pasuna koor veel vanem ja puha, aga näed, teie laulsite juba 1840, meil lasti naised alles 50 aastat hiljem laulukoori 1890. Aga nagu ta segakooride puhul ikka kipub olema, et mõned mehed on naiste ilusat laulmist segama pandud, siis ma vaatan, et te olete natukene vist tagasi andnud oma tublidusest, sest kipub see maskuliinne pool vähevõitu jääma, aga see on teate igal pool nii, see on meil täpselt samamoodi. Aga ma sooviksin teile nüüd jõudu, edu ja vaadake ikka Põltsamaal ringi, ehk liigub mõni isane inimene lootuses, et ta ikka niiskani hääleb on, et vaesed naised peavad teed siin meeste rahvaid mängima lava peal. Aga noh, nii pika hea puhul ei ole midagi imestada, on nii ja naa. Ilus salm veel ette lugeda, kui ma pean silmaklaasi vahepeal ette panema, ega hakkab ka juba see aski sinna maale jõudma. Niimoodi. Laullättes on lõiutud vesi, kes korra sealt joonud, see januseks jätnud. Aina rohkem ja rohkem tal rööbata vajab. Ja jätkugu teil, armas Põltsamaa koor, seda laulu jäänud. Väga tahan teid õnnitleda, teile laulurõõmu, kauaks veel soovida ja eelkõige tahtmist ja sadagu rahet või siipektet lund, ikka olgu teil säeva silmis ja lauluhääl kõlamas. Viljandimaalaga anti teile välja peaaegu medal, see on siis mälestustaldrik teile, meie poolt ja kõike head teile. Tõite meile 10 aasta vanuse videolindi meie üle-eelmisest juubelikontserdist. Siis olid seal lindi peal ilusasti reas Pange poisid, ansambel. Ja vaat need lilled on neid teile. Leedokoori poolt Helile, et ta ikka veel kaua edasi kestaks ja et jätkuks ikka selle vaimu, nii nagu need laulurahvas on, et kõrvetagu päike või sadagu vihma, nii nagu möödunud laulupidu oli. Kui hakkab orkestrimuusika kostma, siis lauljad juba lähevad. Nii et jätkuvalt jõudu. Aga need lilled mina tahan anda Igele meie koori poolt, et ta mitte meid ei külgaks ja ikka mind ka meelest peaks. Meile läheb inimese liige selle abivahendiks võib-olla, näete, siin on juurde laulvaras kõver ka, võib-olla natukene mõnele vitsakse või siin saab äkki selle
et juurde uusi liikmeid meelitada ja siin on ka üks esimene. Minu arust peab tema aitama. Nii, kõige head esimene. Austatud segakoor Heli. Eestimaal ei ole minu teada väga eakaid helikukat üle tänava tähtpäeva tähistatud ja mitte väga palju peale teha. Me kuulsime kontserti algul, et on ka mõned 200-sed, aga teie olete jõudnud auväärsusesse 65. eluikka. See on tänuväärne töö, et auväärsus saavutanud selle raske ja segastel aegadel. Ja see on koolidel on tõesti, nagu Harri Hendri ütles, on tõusu ja mõõn. Aga teie tõusid ja mõõnad on sellised, mis teil ei ole sugugi tuultena üle puhul ega tormina täiele saada. Te olite esimene segakoor või eelte sõpruskoor, kellega 29 aastat tagasi Jõgor meeskond on tegevust alustas selle nimese koorina, oli sõpruskoor. Teie maa on 32 kilomeetrit vahemaa küll pikk või kauge, aga see nende aastate jooksul millegi pärast on saanud 30 päevast 320 kilomeetrit. Russi eelolevast väesajaks ja järgnevateks aastateks dirigentidele, et nad ikka õige helistimusele oskaksid anda, siis see võti on siis selle jaoks kaasas, et mitte alati õiges toonis oleks, aga mitte ei öelda, et pool tuli madalam, nagu meile öeldakse, või pool tuli kõrgmata, oleks seda vaja. Palju õnne! et teie seda teate ja te jagate oma laulurõõmu iseendaga ja ka kõigi teistega. Kallis segakoor Heli, kõik tänased lauljad, kõik endised lauljad siin saalis, kõik endised dirigendid, tänased dirigendid, lubage neid õnnitleda ja tänada, et me oleme siis kõik ühisel jõul sellise kena numbrini jõudnud, et meie linnas on 165 aastat ilus laulutraditsioon säilinud. Juba kiidetud, meie tahame teda ka kiita ja tänada. Hea, et ta teil ja meil on. Aitäh seda. Järvama vabale lauljatte poolt. Olge te tuhandest tänatud. Teie lauluheli on meil kõlanud palju aastaid ja jätkugu teil ikka selle tänuväärse laulukantri vedamiseks indu, jõudu, jätku ja palju tervist. Ka siinpool küljes. Me tulime praegu just muusikakooliga ühelt teiselt kontserdilt. Ja sellist numbrit seal seina peal ei olnud. Laulsid natukene teisest vanusest lauljad, vahet ei mingisugust. Kas ma kuulasin Jõgeval neid või teid siin, täpselt sama tase. Väga tublid. Ja see jutt, et sinnamaani me laulame, siis me jätame vist pooleli, siis on lõpp, me laulame veel selle laulupeoni, rohkem me enam ei laula, see jutt ei tõesti ei kõlba kuskile, sest mõtelge, kui see 140-aastane puhkpilli orkester teist mööda paneb. Ärge te seda kuskile teha. Ja hullem on veel, kui meie 45-aastane muusikakool mõtleb. Nii et ikka jaksu teile, mul on hea meel, et 2 dirigenti jaksavad meie muusikakooli tööpõivalt veel õhtuti käia siin teiega võimlema, vist ei saa. Sulle on lihtsalt mul pärast üks viktoriini küsimus, ma ei ütle, mida ma
absoluutselt kõike teadma, mis sellesse kooli puutub. Pärast on sul üks küsimus ja usun, et sa vastad. Aga selle roosiõie ma tahaksin tegelikult anda ühele dirigendile, kes istub siin saalis, kes on olnud järgmiste sõnadega. Üks õnnekild on igas uues päevas, üks nakkav naeratus või lõo lumma kõik või laulusõbra võiskav laulukaja, mis hallis argipäevas muudab rõõmsaks kõik. Ja see lõuke on meil selline päikseliselt kollane ja toob teile siis tervisi võlust ja lootusrikas laulude jätkamist teile. Jõhvist segakoorilt Heli ja soovivad nad edukaid ettevõtmisi ja huvitavaid kohtumisi aastateks, nii et ei saa mitte mingil juhul lõpetada siinkohal. No minä jään igale poole ildaks, küll on jama, ma ei tea, see on vist, et nõuka ajast see kelle jäi mul õigesti. Ikka ildas. Räägivad, juubel. Mina tule ukse taha kuula. Ei mingit lauluajalt ei ole siin. Mis siin lahti ja mis siin toimub siin? Kas teil on mingi nõupidamine? Ahaa, ma tahtsin seda rääkida, et ma olen ka ühe kerra Põltsamaa laulupidust osa võtnud. See oli 57. aastal. Siis seal autopaatsi taga, kas sa mäletad tüdruk seda aega veel? Siis seal lauldi ja meie laulsime valgete pemberkleitidega seda uhkesti. Jah, kas teie oskate veel seda? Oskate veel? Järsku laulate mulle? Mis pidu vähem see on, kui ei saa seda laulu, mis mina tahaksin. Ja kes seal Riigikogus harjutab, kohe lähevad plats ja kohe tuleb ka. Nemad
nemad. No kuule, 165-aastane kool ei saa uut juhkesi. Üldse jama. Ainult mõtlen, sulle andke maksu. Sa taevas, kus see arvi teil on? Tuled siia, ma sinita su pead. Teeme ta lakuna. Ja ma ütlen 10 aastat vähemalt seda koolivedu sulle. Aitäh sulle. Oi, ma vaatan. Kuule, tüdrukud, ega seda Tiinat täna siin saalis ei ole. See Sommer või Suvi või? On või? Vaata, kutsume tema välja, võib-olla te muud juhkest ära. Tule Tiina. Jumal, ega enam kodumaised suled ka ei kõlba. Sellepärast on meil niimoodi, et kas oskad uut juhkesti? Ma natuke harjutan, siis proovin. Harjuta. Oota, aga teeme enne hääled lahti. Jah. Oota, ma natukene proovin niimoodi nurga taga. Sa lähed viimati minema. Metsakene, no ole siis. Teeme lõpus ära. Ja midagi ilusat kindlasti. Nii, ja kus siis see üks tüdruk veel on? Mul oli nagu kellelegi veel. Kuule, häält oskate teha või? Kas Edi Martin ka on? Tema on ka minul selle aja tüdrukud seal selles autobasi taga laudinud. Ja suled oli. Ma toon teile ka järgmise kord proovi ajas. Ja, need pididki laulusuled olema. Laulusuled, jah. Oi jumal, ma katsun järsku, ma saan mõne selliselt anda. Ja, sina nüüd juhkesti koera. Peab ikka kaalitama, ega kõik kogu aeg. Püha päeval on vastu. Kuule, aga sünnipäeva laulu oskate või? Taeva, kelle juubilaris ei oska laulda sünnipäeva laulu? Teate rahvast, laulame koos. Anna hääled kätte. segakoori ja dirigente Külli Karas ja Liisa Sõra ja Suure-Jaani segakoori Ilmatar ja dirigenti Triina Mantli.
Vara-Eestlaste kooriga on näinud. Aga on kaunis tigedad olnud vahest. Kaunis nördinud olnud. Või meid jälle nii väga vähe koos on. Aga noh, töö on tehtud, vaev on nähtud. Suur aitäh teile tehtud eest. Tänasel kontserdil asjaosalisi või arvajat. Ellenit. Väga suur tänu Taivi Kirašenkole. Suur aitäh ütleme ka härra Peetrile, see multimehele. Ja kõige lõpuks midagi ära parandada, kallid dirigendid, kes istute. Ma palun teid veel kord kõiki meie koori juurde. Kõik, kes teavad meie dirigendid. Heli, Tiina, Hille, Meeli, Liilio. Olge head. On nii hea, nii halb, võrreldes sellega, mis sinu aeg oli, aga noh, midagi ikkagi on. Aitäh teile, läksid nüüd varsti ära, kui varsti tagasi ka, eks ju. No ma arvan niimoodi, et aeg on tulnud lihtsalt täis. Kus ikka pääseb meile? Aitäh, Hille. Ole tubli, ole tagasi meile. No ja Eli, sina suurepärane tegija. Mina ei. Kes kunagi ütles, Ville Valar tegid koori ette ühe korra ja teise korra ja kolmanda korra ja nii ma sinna jäingi 49 aastaks. Sinu käe all, sinu kaasas ju kõik need dirigendid. Jah, kõik dirigendid olid sinu kaasas. Kõike head sulle, tervist, tule ikka meid vaatama. Ja nüüd anname sõna Sirjele. Palun neid kõiki meie hulka, laulame Hermanni laulu, oh laula ja iska. Palun ka. Võit ja koorid ka.
Kaja võttis oma